E-residentsuse programmi tulemuslikkus. Eesti on e-residentsuse programmi esimese 5 aasta jooksul, aastatel 2014 kuni 2019, andnud e-residendi digi-ID enam kui 63 000 välismaalasele 174 riigist. Digi-ID võimaldab e-residentidel kasutada e-teenuseid ja luua Eesti ettevõtte. Riigikontroll hindas auditi käigus, kas e-residentsuse programm soodustab, et e-residentide ettevõtted toovad Eestile tulu, ning kas kontrollisüsteemid kindlustavad, et e-residentsuse programmis osalevad õiguskuulekad välismaalased. Esiteks leidis Riigikontroll, et e-residentsuse programmi tulud ületavad kulusid ligi 10 miljoni euro võrra. Kuid 95% tuludest maksab 6% ettevõtteid. Seega sõltub programmi tulu väikesest hulgast ettevõtetest. Seejuures on Euroopa Liidust ja selle lähiriikidest pärit e-residentide ettevõtted tasunud maksude kogusummast 65%. Kui arvestada ka Venemaad, on sama näitaja 85%. Seega on kogu ülejäänud maailma riikidest pärit e-residentide ettevõtted maksnud 15% programmi tuludest. E-residentsuse programm on toonud Eesti ärimaastikule eelkõige uusi ettevõtjaid. Enam kui 12 000 e-residendist ettevõtjast saab enamikku pidada uuteks. Ülejäänud e-residentidel on olnud varasem seos Eesti ettevõtetega. Samas pole programmi eest vastutaval ettevõtluse arendamise sihtasutusel ega ühelgi asutusel järjepidevat ja ühetaolist ülevaadet programmi kogutuludest ega kuludest, mistõttu on keeruline programmi juhtida. Riigikontroll soovitab pidada võimalikult täpset ülevaadet e-residentsuse programmi kogu kuludest ja tuludest, et ettevõtluse arendamise sihtasutus ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saaksid teha teadlikke otsuseid programmi juhtimisel. Teiseks leidis Riigikontroll, et eel- ja järelkontroll ei kindlusta, et e-residentsuse programmis osalevad õiguskuulekad välismaalased. Politsei- ja Piirivalveamet on andnud digi-ID välismaalastele, kellel on välisriigis kehtiv kriminaalkaristus. Samuti on PPA jätnud kehtetuks tunnistamata mõnede e-residentide dokumendid, kes on digi-ID kehtivuse ajal Eestis toime pannud kuriteo. PPA sõnul on üheks põhjuseks see, et puuduvad IT-lahendused, mis võimaldaksid teha vajalikke päringuid. Lisaks on PPA andnud digi-ID ka välismaalastele, kellel on välismaal kehtiv ärikeeld, ja jätnud kehtetuks tunnistamata e-residentide digi-ID-d, kes on saanud välismaal ärikeelu dokumendi kehtivuse ajal. Eesti tunnustab välisriikidest Soome ärikeeldusid ja need andmed on riigiasutustele kättesaadavad alates 2009. aastast. PPA sõnul ei saa nad teha järelkontrolli käigus vajalikke päringuid Soome ärikeeldude kohta IT-arenduste puudumise tõttu. Teiste riikidega aga puudub ärikeeldude andmevahetus. Riigikontroll soovitab kaaluda e-residentsuse taotlejate ja e-residentide puhul pööratud tõendamiskohustuse senisest rohkemat kasutamist. Selle rakendamisel saab paluda esitada taotlemisel ja vajaduse korral ka järelkontrollis tõendid kehtiva kriminaalkaristuse ja ärikeelu puudumise kohta. Samuti soovitab Riigikontroll tagada PPA-le e-residentsuse programmi kontrollitoiminguteks vajalikud IT-lahendused vajalike päringute tegemiseks. Lisaks täheldas Riigikontroll, et e-residendi digi-ID väljaandmisel puudub kohustus, et välismaalane hakkaks panustama Eesti majanduse, hariduse, teaduse ja kultuuri arengusse, ehkki see on dokumendi väljaandmises seaduslik eesmärk. Seetõttu soovitab Riigikontroll seada e-residendi digi-ID väljaandmisel kohustuseks, et välismaalane hakkab panustama Eestisse ning kontrollida seda hiljemalt digi-ID pikendamisel. Vajadusel ka järelkontrollis. Kokkuvõtvalt leidis Riigikontroll, et e-residentsuse programmi tulud on hakanud esimese 5 tegevusaasta lõpuks ületama kulusid. Samas on kontrollisüsteemid puudulikud, sest programmis osalevad kehtiva kriminaalkaristuse ja ärikeeluga välismaalased. Auditi aruande pikemat versiooni saate lugeda Riigikontrolli kodulehel riigikontroll.ee.